Tere kõikidele meie vaatajatele ja kuulajatele. Mina olen Nelli, teie saatejuht. Ja selle hooaja esimeseks külaliseks on meil Diana Leht. Tere! Tere! Räägi endast, kus sa tuled, millega tegeled? No mina tulen praegu, otse tulen Ida-Tallinna Keskhaiglast, aga ma kuulun Eesti Seksuaaltervise Liitu. Ma koolitan palju noori ja ma olen ämmaemand ja psühholoog ja koolitaja. Okei. Kuidas sa jõudsid selleni, millega sa praegu tegeled? Ilmselt ma jõudsin selleni läbi oma esimese lapse tulemise, et minu jaoks oli see nii eriline ja armas ja huvitav, väga huvitav kogemus. Et ma tahtsin sellest rohkem teada ja ma ei teadnud veel, kuidas siis sellest rohkem teada saab. Ja siis ajapikku ma otsustasin, et ma lähen õppima psühholoogiat Tartu Ülikooli ja meditsiini ämmaemandust Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli. Okei. Kuidas üldse on töötada ämmaemandana? Väga tore. Okei. Kas sul on, kui sa olid noorem, siis kellena sa siis töötasid, kui töötasid? Ei, ma olengi kogu aeg seda ühte sama asja teinud, et alguses ma olin 3 lapsega kodus, siis ma õppisin ülikoolides. Mul oli periood, kus ma õppisin 2 ülikoolis korraga. Et kui ma lõpetasin Tartu Ülikooli, siis samal ajal mul oli esimene kursus Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Nii et see on ainuke asi, millega ma olen alati tegelenud. Okei. Kooli ajal, näiteks põhikoolis, mis hobid sul olid kooli ajal? Mulle meeldis iluvõimlemine, mulle meeldis tantsimine väga. Kui ma täitsa laps olin, siis mulle meeldis väga mängida nukkudega ja mulle meeldis kuidagi kodu sättida või kujundada. Okei, mul oli ka see. Kas sa vahepeal praegu ka tantsimisega tegeled? Ainult enda lõpuks. Jaa, aga mu lapsed tantsivad väga, väga professionaalsel tasemel. Okei, milline õpilane sa koolis olid? Vot selle koha peal tahangi väga noori toetada ja hoida, et mina ei olnud viieline. Mina olin kuidagi selline, et minu intuitsioon ütles seda, et kõik kalad ei saa ronida puu otsa. Ehk siis ma tegin neid asju väga hästi, mis mulle meeldis, nagu kirjandus näiteks ja eesti keel. Ja need asjad, mis mulle nii väga ei meeldinud, nagu keemia ja füüsika näiteks, sealt ma tulin niimoodi ilusti läbi. Okei. Kui nüüd minna rohkem seksuaaltervise teemasse, siis mis asi üldse on seksuaaltervis? Minu jaoks on see täna juba kõik. See puudutab meie psüühikat, meie keha kuvandit, meie arengut, see öeldakse niimoodi, et inimene on seksuaalne alates sünnist. Tegelikult on ta juba enne sündi ju, kuna me saame siis keha, eks ole, ja kõik me hakkame kujunema. Et kui me üldse mõelda, kuidas inimene siia maailma saabub, et miljarditest seemnerakkudest jõuab üks kohale. Et siis see ongi ju terve elu, sellepärast me siin ju kõik oleme. Sellepärast, et on seksuaalsus. Okei. Mis nõuandeid või soovitusi sa annaksid noortele selle teema kohta? Hoia ennast, armasta ennast, ära tee midagi, mida sa ei soovi teha. Tunneta hästi, mis on sinu lugu. Ma nõustan ka noorte tervisekeskuses või kabinetis Magdalenas ja seksuaaltervis.ee on veebinõustamine, kus saab küsida küsimusi anonüümselt ja hästi hoida, väga palju õppida ennem. Üldiselt inimesena, inimeseks arengus väärtustada, austada ennast ja teisi, et need asjad seksuaalsusega seonduv, ma ei soovitaks seal tegeleda sellise katse-eksitusmeetodiga, et suhetega üldse, et me ei teeks haiget endale ka teistele. Et see on, ma toon alati sellist võrdlust, et ma ei lähe ju autoga sõitma, kui ma ei ole õppinud seda. Ma ei mõtle seda välja tegelikult üksinda, kuidas seda autot juhtida. Et me ei saa tegelikult minna ka suhetesse niimoodi, et koolides ja kodudes peaks olema väga eeskujulik suhteõpetus. Väga eeskujulik suhteõpetus tähendab seda, et väga palju peaks õppima läbi eeskujuda üldse. Ja siis peaks olema päris selline teoreetiline
et milliseid raamatuid lugeda, milliseid filme vaadata, milliseid teatreid vaadata. Et me kõik oleme ju kuskilt tulnud ja me tahame armastada ja olla armastatud. No võib-olla mitte kõik, aga ma ikkagi arvan, et suures osas tahame. Et siis, kui me saame õnnelikumaks ja tõesti lõhume vähem ennast ja teisi, siis on palju-palju mõnusam. Okay. Kuidas saaksid noored tunda end mugavalt seksuaaltervise teemast rääkides? Nii kui neile räägitakse või nendega räägitakse? Mõlemat pidi. No väga hea klassika on see, et tuleb inimene väljast, tuleb spetsialist, professionaal, mina, keegi teine, neid juba Eestis on ikka täitsa omajagu, et selline, ma ei ütle isegi loeng, täna peaks olema selline vestlusring vähemalt kord aastas. Lapsed arenevad, noored arenevad vastavalt siis sellele arengutasemele. Et see teeb mugavaks. Noored ise ütlevad seda, et kui see inimene, kellega ma räägin, ma ei tunne teda. Ta on lihtsalt professionaalne, ta peab ise hästi vahet olema, ta peab ise hästi kontaktis selle teemaga olema. Et siis on neil mugav. Ja see, kuidas nemad räägivad, siis sama, et nad õpiksid sellistest autentsetest allikatest kogu selle teema kohta. Sest mida rohkem inimene teab, seda suurem vabadus tal on. Teadmised teevad vabaks. Okei. Mõned võimalused, kuidas saavad noored oma seksuaaltervist hoida ja sellest hoolitseda? Seesama, mis ma mainisin, et kui sul on küsimusi, kõige nooremad, meil on kuskil 10-aastased, kes on juba kirjutanud seksuaaltervis.ee sinna veebinõustamisele. See on tasuta, erinevad spetsialistid, arstid, ämmaemandad, psühholoogid, nõustajad, seksuaaltervise nõustajad vastavad. Et see on tohutult hea koht. Ja teine koht on, või kohad Tallinnas ja üldse Eestis on need samad seksuaaltervise keskused, kuhu saab panna noor ise aja, saab ta vanem panna, saab tulla, ma ei tea, paariga, saab tulla sõbrannaga, saab tulla sõbraga, et need on sellised väga head professionaalsed kohad, kus küsida nõu ja selleks ei pea midagi viga olema. Et mina täna väga soovitan, et tulge siis, kui teil on tekkinud küsimusi. Te arutame koos läbi. Aga mõned olulised teemad või asjad, mida noor peaks teadma selle seksuaaltervise kohta? Ütleme, et kui me lähme nüüd läbi arengu, et kui laps hakkab kasvama, saab teismeliseks, eks ole, selle kõige varasem teismelise iga algab kuskil 8-aastaselt. Et kõik see minu keha kuvand, minu hügieen, minu muutused, psühholoogilised, kehalised, vaimsed, emotsionaalsed, et teismelised teavad väga sageli, et mingi periood on raske, suureks saamine on raske. Siis hakkavadki, mis see armastus või armastuse õppimised, et alguses on sõprused ja siis on meeldimised ja siis enne seda olid veel vanemate armastused aga ühel hetkel võivad tulla need romantilised armastused, et siis tõesti, mina ei tea, suudlemist peaks õpetama ja sellist puhtust, igasugust puhtust, mitte ainult füüsilist, vaid et emotsionaalset, hingelist, et me oleksime ausad oma tunnetega ja me räägiksime ausalt ja me tunneksime ise enda juures ära, kui me tahame ja kipume manipuleerima, sest tegelikult enamus inimesi teevad seda, et midagi saada või midagi vältida ja et need nagu sellised ABC-d tuleb kõik läbi õppida. No kui me siin juba suudlemist ja armastusest ja kõigest sellest räägime, siis mis sa arvad, millal oleks noortel inimestel kõige nagu õigem aeg vahekorda astuda? Siis, kui ta ise tunneb. Okay. See on nagu see, et mitte see, et teine tunneb või mitte see, et partner ütleb, et kuule, et nii huvitav, et hakkame proovima, vaid et siis, kui mõlemad osapooled. Kui mõlemad ja me räägime selle täiesti ilusti läbi ja seal on hästi oluline see, et kui ma isegi tunnen mõistuses või kuidagi tunnetuslikult, et ma olen valmis ja hakkan seda kõike proovima partneriga ja siis järsku tekib ikkagi tunne, et ma ei ole. Et siis julgeda katkestada ja leppida kokku need nii-öelda mängureeglid, et keegi ei hakka kedagi survestama. Et ma just eile vaatasin ühte sellist seriaali, mille nimi oli Seksijumalad ja see on nagu väga huvitav seriaal.
ja seal oli täpselt selline olukord, kus gümnaasiumi noored autos ja tuleb see situatsioon, kus suudleme ja hakkame katsetama ja siis see neiu ütles ühel hetkel, et te ei taha ega ei saa neid asju teha. Ja siis see noormees ütles, et jah, aga siis, et sa võiksid seda siis kuidagi suuga teha. Et sellist survestamist ei tohi mitte kunagi olla. Nõus. Kui tütarlaps avastab, et ta on rase pärast vahekorras olemist, siis mida on nagu kõige parem teha või kuhu on kõige parem suunduda, kui ta ei julge enda vanematele rääkida? Absoluutselt. No jällegi võib kirjutada sinna seksuaaltervis.ee, sest et seal tuleb vastus 3 ööpäeva jooksul. Siis sinna samma noorte nõustamiskeskusesse, kuhu klassikaliselt saab väga kiiresti aja, no sisuliselt järgmine päev või siis järgmine nädal, täitsa kindlasti. Et rasedustesti võib muidugi alguses teha, et vahel inimesed nagu hästi muretsevad seal võimaliku raseduse pärast, aga seal samm enne on ju see, et me oleksime turvaliselt. Et sellist olukorda ei tekiks. Okei, kui tekkis, siis tekkis, keegi pahandama ei hakka. Et siis rasedustest on esimene asi ja siis juba tulla nõustamisele vaadata, kuidas ja mis edasi. Okei, aga kui pärast rasedustesti tegemist selgub, et näiteks ma olen rase ja siis kuidas ma tean, mis on see kõige parem rasestumisvastane tablett või mis nagu aitab kõige paremini selle vastu? Sa küsisid nüüd, et kui ma olen rase või et kui ma ei ole rase, et ma ei taha rasedaks jääda? No kui ma avastan pärast testi tegemist, et ma olen rase, siis kuidas ma nagu jõuan selleni, et ma ei jääks rasedaks? Okei, sa ütlesid praegu niimoodi, et kui sa oled juba rase, et siis me ju enam sealt edasi ei saa jõuda selleni, et me ei jääks rasedaks. Nagu, milline kõige parem rasedusvastane vahend, just, arusaadav. No neid on hästi palju ja see on hästi individuaalne. Et kellele meeldivad tabletid, kellele rõngas, kellele spiraal, neid variante, implantaat on täna olemas, süstimisvõimalus on olemas, et kõik on hästi erinevad ja see, mis on nagu ühele kindlale inimesele tulebki individuaalsel nõustamisel välja. Et näiteks, see on hästi lihtne näide näiteks, et mõni tüdruk kohe ütleb, et mulle ei meeldi need tabletid, et ma olen unustaja. No siis tõesti vist ei ole mõtet seda trips-traps-rulli siin oma eluga mängida, on ju. Et see mitte seda, et üks oleks parem kui teine, aga jah, et see on hästi individuaalse nagu sellise valiku põhjal tuleb. Okei. Mul oli ennem selle vahekorra kohta veel küsimus. Miks see kohati valus võib olla? Jaa. No nimetatakse siis, et see neitsi nahk, minu arust on see täitsa valesti öeldud, et tegelikkus on siis see, et jah, seda nimetatakse niimoodi, aga seal tuppe sissekäigus on selline õrn, natuke selline nagu kilejas moodustis või selline kile. Ja mõnel on rohkem ja mõnel on vähem. Ja näiteks mõnele on niimoodi, et esimene vahekord oli üldse valus. Ja teisel on ikkagi, et natuke on valus, mõnel on natuke rohkem kui natukene ja võib ka tekkida nagu veritsust. Et seal on hästi oluline, et kuidas lõdvestuda ja kuidas üldse jällegi valmis olla selleks. Et see tahab natuke vahel aega, eriti kui on veel esimesed korrad, sest et ikka veider tunne on natuke. Et minu keha paljas, teine paljas, no võib-olla kui paljad ei peagi olema, aga ikka veider. See on, mina ütlen selle kohta, et sa lased ühe inimese kõige lähemale, mis üldse võimalik on, mitte ainult nagu lähemale, vaid lausa enda sisse. Et see on väga omapärane huvitav olukord. Okei. Kas oskad öelda, miks tihti tahavad noored rohkem ühe suhet kui püsivas suhtes olemist? Ei oska. Võib-olla see on nagu, et meil on täna kiirtoidud ja kiirteed ja kiirsuhted ja et selline, ta tahab ju pühendumist ja samas on see, et mulle tundub, et praegu ongi niimoodi, et noored õpivad suhteid tehes. Nad katsetavad palju, et teen selle suhte, nii, see sai nüüd läbi 3 kuu pärast, näiteks, ja ma üldse ei alusta, siis tuleb uus suhe, siis tuleb jälle suhe. Et selle kohta saab öelda, et kui kõigile niimoodi sobib ja neil ei ole valus ja nad ei saa haiget, hea küll. Et ega väga paljud inimesed ei ole nagu selles või väga paljud, kõik ei ole monogaamses suhtes ja kõik ei ole nagu niimoodi, et kuni surm meid lahutab, et ega see kuni surm meid lahutab suhe on üsna haruldane. Aga
aga jah, et lihtsalt rohkem kipub olema seda, et saab haiget. Teisest küljest, kui ma hakkan nüüd rääkima ühele noormehele ja neiule, et kuulge, ärge hakake igaks juhuks katsetama seda suhet, mis siis, et te väga üksteisele meeldite, et äkki te teete üksteisele haiget, no siis see ka nagu ei tööta. Nii et ju siis tuleb läbi teha need asjad, mis tuleb läbi teha ja mida nagu hing, süda ja keha soovib. Noorte seas on ju hästi levinud porno. Mis vahe on pornol ja reaalelul? No suur vahe. Pornos on näitlejad. Neil makstakse selle eest. Nad teevad selliseid etüüde või selliseid väikseid juppe, katkendeid, mis on ainult ühel eesmärgil, et stimuleerida neid, kes seda kasutavad, eks ole, et selleks ta ju on. Aga porno kohta peab ütlema seda, et väga palju ma kuulen sellist nagu hirmutamist või ütlemist, et ärge tehke, ärge vaadake, te ei suuda pärast päris inimestega nagu tegeleda. Päris nii ka ei ole, selles mõttes, et eks seal on ka see tasakaalu küsimus, et on väga, no ma ei tea, kas just porno on, aga on väga ilusat, erootilise ja sensuaalse sisuga filme, neid ei saa ilmselt tasuta, neid tuleb otsida ja osta, et võib-olla kus isegi mingisuguseid toredaid võtteid või nõkse, armastuse võtteid või nõkse õppida, aga pornost ei ole midagi õppida. Ta on puhtalt stimulatsiooni peal, ükski naine ega mees meeste kohta ma ei tea nii palju, aga selles mõttes, et kuna ta näitab väga kiiresti asju, et seal ei näidata mingeid pikkasid armatsemisi ja eelmängusid, et see on ikkagi selline kiire. Ja kuna mehed on niimoodi loodud, et nemad võivadki just kiiresti kõikide nende asjadega toimetada ja jõuda ka väga kiiresti näiteks orgasmini, siis naistel võib väga sageli jääda selline tunne, et mina sellest küll aru ei saa, mis siin praegu toimub. Et nendele võib meeldida rohkem selline sujuvam ja pikem ja nagu nimetatakse selliseks vanilla seksiks. Et jah, ei ole üldse elus, ei ole midagi üleni halba ja üleni head. Et pornoga tuleb ka olla nagu ettevaatlik. Ja täna tõesti paljud noored vaatavad, mitte ainult poisid, vaid tüdrukud ka. Ja rohkem oleks sellist asja, et täiskasvanud inimesed ja samas ma ei tea, kes need siis peaksid olema, vanemad või õpetajad või et nagu rääkidagi lahti see porno olemus. Seal ei kasutata kondoomi, seal on väga huvitavad kehakuvandid, selles mõttes, et klassikaliselt on ju kas väga peenikesed naised või väga suurte rindadega või väga suurte tuharatega või puusadega. Ehk siis, et kui see kõik nagu ära seletada, siis ma ei tea, noortele lastele tahaks öelda, et see on sisuliselt nagu multifilm. Et see ka ei ole ju päris, et see on animatsioon, see on loodud, et porno on tegelikult siis nagu suurte inimeste multifilm ja meelelahutus. Okei. Ütle, millest sa unistad? Täna. Ma unistan sellest, et iga päevaga saada õnnelikumaks, toredamaks ja paremaks inimeseks. Okei. Mis on sinu jaoks õnn? Harmoonia. See, et ma ärkan hommikul üles ja ma olen õnnelik neid asju tehes, mis ma teen, mida ma praegu olen. Ja ma olen õnnelik koju minnes ja et minu lähedaste ja minu armastustega on kõik hästi. Okei. Üks asi, mis sulle enda juures kõige rohkem meeldib? Mõtled välimusel või välimuses või iseloomus? Üleüldse. Ma olen hästi heatahtlik. Okei, aga üks asi, mis sulle üldse enda juures ei meeldi? Ma kipun vahepeal asju edasi lükkama. Okei. Mida kujutab endast veebinõustamine? Veebinõustamine on siis Eesti Seksuaaltervise Liidu alla kuuluv siis nõustamisplatvorm, kuhu siis saab kirjutada, no tegelikult seal ei ole vanusepiirangut, et noored anonüümselt, see tähendab, et ei pea oma andmeid avaldama või teha täitsa uue meiliaadressi, kui ei taha. Ja siis kõik oma küsimused, mis on seotud seksuaalsusega, armastusega, suhetega, midagi juhtus, vägivallaga, ühesõnaga ei ole teemad, mida seal ei käsitleta. Ja siis saab kirjutada sinna küsimuse. Küsimusele vastatakse 3 ööpäeva jooksul, vanasti vastati palju pikema aja jooksul ja et võib ka korduvalt nagu kirjutada ja korduvalt vastata. Ja siis
sageli me ka soovitame seal, et oleneb probleemist, aga siis kutsume vajadusel ka lähimasse siis seksuaaltervise keskusesse. Okei. Millised on need kõige tavalisemad teemad ja küsimused, mida inimesed veebi teel seksuaaltervise nõustamisel käsitlevad või siis küsivad? Küsitakse palju seksi enda kohta. Et mis iganes need seal teemad on, et kas on normaalne või kuidas saaks paremini või mu noormees teeb nii, tema jõuab niimoodi, ma ei tea, oma kohtadesse, mina ei saa niimoodi aru, kehakuvandid, menstruatsioonitsüklid, hästi palju on sellist ebaregulaarsust, võimalik rasestumine samamoodi, siis psühholoogiat palju, meeleolu, vaimse tervise teemasid, et lahkuminemised, siis ma ei tea, mida ma saaksin teha järgmises suhtes paremini, õigemini. Täna ma olen tähele hakanud panema sellist asja, et vanasti kuidagi mulle tundus, et vanasti varematel aegadel, et kui täiskasvanud inimesed ka rääkisid noortega, et siis oli sellist hästi palju noomimist või kuidagi õpetajatel ka, et ära rasedaks jää ja ära tee neid asju ja tee siis, kui sa oled suur ja suguhaigused on olemas ja et seksuaalsust ei saa, sekspositiivsus ei ole see, kui me ähvardame ja hirmutame noori. Et kuni selleni välja, et me oleme nüüd jõudnud sellisesse kohta, kus mõned naised ja noored inimesed väga kardavad rasedust. Isegi kui nad kasutavad rasedusvastast vahendit hormonaalset pluss kondoomi, siis neil on täitsa nagu selline suur hirm tekkinud võimaliku raseduse ees, et ma just hiljuti vastasin kirjale, kus inimene, tal on rasedusvastane vahend, kondoom oli ja ta ikka kardab, et ta on rase. Et sellistest asjast nagu on viimastel aegadel vähe räägitud. Et siis kõik, mis puudutab seksuaalsust. Okei. Aga millised on eelised veebi teel nõustamisega versus siis nagu tavalise nõustamisega? Võib-olla on see, et seal julgetakse rohkem küsida ja nagu ütleme, et silmast silma kohtumisel ja nõustamisel, et enne peab natukene ikkagi see inimene nagu tundma ja vaatlema, et tal kontakt tekib, et ta usaldab seda nõustajat. Et lastel on ju ka ja noortel on erinevaid traumasid võib-olla ja kõik, et ta peab nagu natuke tundma. Et veebinõustamisel on tõesti, me näiteks oleme saanud selliseid kirju, et täpselt ei saagi aru, mida küsitakse, et on kirjavead ja on trükivead ja on nagu võib-olla natuke selline mitte jälgitav mõttekäik. Aga mul on hea meel, sest et täpsustavate küsimustega me saame ikkagi teada, et võib-olla sinna saavad ka kirjutada need inimesed, kes ei pääsegi kodust välja näiteks, mingid haigused või mingid invaliidsused või midagi. Nii et seal on need eelised ja ei pea kodust tõesti välja tulema. Ja mis on hästi-hästi tähtis, et me elame ju täna sellises ajastus, kus me ilmselt kõik kasutame suuremal või vähemal määral Google'it. Ja sealt võib ikka meelerahu asemel hoopis teisi asju kokku lugeda. Et siis on nii hea, et on olemas üks koht, kus sa saad professionaalidele kirjutada ja sa saad adekvaatse vastusse. Okei. Kui ma nüüd panin sinna seksuaaltervise lehele endale aja veebinõustamisele, siis kuidas ma saan kindel olla, et minu nõustaja on hästi usaldusväärne? Sa mõtled nüüd siis sinna nagu keskusesse on ju ja sa saad. Seal on niimoodi, et seal töötavad inimesed, kes väga tahavad seal töötada. Nad on väga häälestunud seal töötama, neile meeldib noortega töötada. Me ei või olla kunagi sellised kritiseerivad, hoiakulised, hinnangulised. Me koolitame ennast ja meid koolitatakse aastast aastasse. Et meil on suured kogemused ja me oleme usaldusväärsed. Kõik. Okay. Millised on võimalikud viisid, kuidas veebi teel seksuaaltervise nõustamine võib aidata paaridel paremat suhtlust ja intiimsust luua? No me oleme selliseid, oleneb siis teemast, eks ole, siis vastavaid soovitusi, nõuandeid. Mina ja ka teised nõustajad annavad erinevaid raamatusoovitusi, kuni siis filmide ja kõige sellisene välja, et kust taga informatsiooni juurde saab. Sest et kui mina alati mõtlen seda, et koolis ikkagi 10, 11, 12 klass peaks õpetama ikka suhetega seoses väga-väga palju, sest see on ju see aeg, kus kindlasti suhteid juba tegema hakatakse.
et siis, kui ma ka mõtlen, et aga kuidas siis seda seksi nagu õpetama hakatakse, aga saab erinevate nukude peal asju näidata, saab asendeid näidata, saab rääkida, miks midagi üldse tehakse ja miks see hea võiks olla, et tegelikult tuleks kogu see selline kõik see psühholoogia pool ja see vaimne, emotsionaalne ja kehaline pool, anatoomia ja füsioloogia ära õppida. Sest täna on niimoodi, et vahel ei tea noormehed, mis nende kehadega toimuvad ja vahel ei tea tütarlapsed, mis nende kehadega toimuvad, et kõik menstratsiooni teemad, erinevad voolused, ovulatsioonid, seempõletikud, bakteriaalsed vaginoosid, et noh, see on väga ehmatav neiu jaoks ja samamoodi noormehe jaoks, midagi juhtus, ma ei tea, mis see siis on, mingid punnid tulid, mingid vistrikud tulid, et jällegi seesama, mis ma juba ütlesin, et teadmised annavad vabaduse ja jõu, et sellest peaks rääkima varem. Ja miks seda vanasti ei räägitud, mul ei ole absoluutselt aimugi. Praegu on isegi hakkab paremaks minema, et teil on ikkagi võimalus kuskile pöörduda ja küsida ja te ei saa, või tähendab noorte nõustamiskeskustest ei ole keegi pahane teie peale, et ükskõik milline see küsimus on, et noh, päriselt ka on niimoodi, et ei ole olemas rumalaid küsimusi. Okei. Aga kuidas toimub jätkunõustamine pärast esimest konsultatsiooni veebiteel? Sa mõtled nüüd, veebiteel on niimoodi, et kuna tuleb ainult see kiri, eks ole, et seal ei tule sellist videonõustamist. Et seal on siis see kiri, et ta võib seda kirja kirjutada korduvalt edasi ja saata uuesti tagasi. Aga jätkunõustamine nagu päris füüsilises ruumis, et siis kas noor paneb ise endale uue aja või paneb siis nõustaja. Et nõustajad on siis arstid ja ämmamandad. Et niimoodi käib. Okei. Kõige viimaseks küsimuseks ma küsin, kuna meil on Life Tips podcast, siis mida sa üleüldse soovitad noortele elus või mis nagu tippe sa annad neile? See, mis natuke hakkab klišeeks minema, et armasta ennast ja üks noormees küsis minu käest hiljuti just, et kuidas see enda armastamine muidu siis käib ka. Ja mina mõtlesin, et kuidas ma siis nüüd ütlen, et võta siis ennast kui nagu ühte väikest armsat last. Et lastega me räägime ilusti ja sõbralikult ja riietame neid kõige paremini ja söödame neid kõige paremini ja lõbustame neid kõige paremini. Et see, ma saan küll armastada teist inimest, kui ma ilmselt ennast ei armasta. Aga ma saan palju kordades paremini seda teha, kui ma olen õppinud paremini ennast hoidma, endast hoolitsema ja armastama. Ja teine asi, mis ma väga-väga kuidagi hindan ja vajalikuks pean, et iga päev valida ennast. Et mida ma saan teha selle päevaga hetkest hetke, et ma oleksin parem inimene, et ma õpiksin rohkem enda ja teiste kohta ja elu kohta, et seda silma ja hingeringi avardada, et õppida palju. Ma ei saa anda sellist soovitust, et ma ei tea, et kui sul see keemia ei lähe, et ära õpi siis. Aga õpi see nagu võimalikult hästi ja ülejäänud, mis sind väga huvitab ja kirglikult huvitab, siis õpi maksimumi peale. 8 tundi tuleb magada iga öö, mitte aeg-ajalt. Ma näen seda väga palju, et sellega on probleeme. Ja 8 tundi tuleb töö ja kooliasjadega tegeleda ja õpiasjadega ja 8 tundi on vaba aeg. Et see on ka üks enda armastamise lugu, sest et kui meil tasakaalud lähevad välja, me ei ole söönud, me ei ole maganud, see on ka väga keeruline ennast armastada. Okei. No küsimustega on kõik, aitäh, et sa tulid ja näeme järgmises episoodis, selleks korraks on kõik.